Järgmise loo toome teieni koostöös Mobile autokeskusega ja räägime petturitest. Sellepärast, et need kaabakad tahavad ju igal sammul teie raha endale saada. Järgnevas saatelõigus kõlavad päris mitmed huvitavad ja lausa uskumatuna kõlavad lood. Kuidas võltsitakse näiteks automüügi kuulutusi, kuidas ehitatakse üles kas võlts müügiplats. Tähelepanelik tuleb tõepoolest olla igal sammul. Muutunud on väga palju ja et kui kunagi olid riigipiirid ja polnud Schengenit ja see äri käis hoopis teistmoodi, käidi koha peal, vaadati, polnud internetigi, käidi turgudele, osteti. Aga nüüd nagu ikka, mida lihtsam on, siis pahalased kasutavad ära, et täna on siis hästi palju küberpettuseid ja küberkuritegevus üldse, nagu meil siin need kelmikõned ja kõik muu on, et minu teada küberkuritegevus läks mööda ka nüüd narkokuritegevusest oma käivetel. Luuakse kodulehti, üsna tõetruusi, niimoodi, et ka meile tuli see praegu sisse kliendi päringuga, vaatasime, me saime kohe esmapilgul aru, et see ei saa olla tõene, et selle auto hind on nagu liiga hea. Täna nad on läinud sinnamaani, et sa kontrollid selle ettevõtte nime. Nad on võtnud mingi teise ettevõtte nime, mis on päriselt olemas, justkui kõik on õige, nad on meilid, nad vastavad sulle kiiresti, väga viisakalt, aga kust peaks siis lambi põlema lööma? Esimese on hind, teine asi pildid, palju autosi ja kõigil on taust erinev, et need on kõik kuskilt teistelt kuulutustelt inimestelt võetud pildid, et see on esimene ohumärk, et näiteks teete pildi lahti, see on Eesti auto, eks. Aga jah, taustad, et kui on üks müüja, siis tal on taustad ühes kohas tehtud, tal on välja kujunenud koht, kus ta pilti teeb, et sellist asja ei ole ühelgi automüüjal, et ainult kuulutuste portaalidel on selline asi, aga tegemist ei ole kuulutuste portaaliga, nad reklaamivad ennast automüüjana. Siis lood, et on hästi kiire, huvilisi on palju, et andke meile ettemaks. Et siin on näiteid, kus on kantud nädalavahetusega 25 000 korda 3–5 euroseid summaseid, et neil piisab sellest, eks. Ja sellised igasugu sloganid, et parimad hinnad garanteeritud, miks maksta rohkem, parimad diilid, garantii hinna sees ja toome sulle koju kätte. Et see ei ole tavaline, et need on kõik ahvatlused, mille õnge ei tohiks minna. Saksa automüüja reeglina ei viitsi sul isegi lennujaama vastu tulla, et nüüd nemad siis toovad Eestisse kohale, eks, et kirjalikult saadavad, eks. Kas see probleem on pigem Euroopast autot vaadates või on ohukohti juba ka Eestis? Eestis on üksikuid juhte, on siin Eesti portaalides on pandud küll Läti kuulutusi, on ju, mis on libakuulutused, aga väga palju ei ole, aga selles mõttes, et algust on tehtud ja peab olema valvas ka Eestis, et küll ta siia jõuab, et nagu ka need muud pettukõned, kõik elektriarvestid ja maksuametid, eks, et need on ju tehakse juba puhtas eesti keeles. Sa rääkisid ennist kaameraväliselt ka ühest Eesti näitest. Jaa, see on päris lugu ja tegelikult on ka neid rohkem ja suhtlus oli siis kliendil, mitte kliendile, aga ütleme siis nii, et ta hiljem tuli meie kliendiks, aga ta kõigepealt esimese auto ostis ise, millest ta ilma jäi, oli suhtlus õige müüjaga, õige pood oli, selles mõttes ta oli õigel teel kõik. Aga hästi palju istutakse tuntud müüjatega, see ei ole ainult autokaubanduses, see on ka mujal äris. Aga meie sellega lihtsalt kuuleme kõige rohkem tagasisidet, istutakse müüjate postkastides ja siis antud juhul oli näide, kui kaubeldi, üsna kallis auto oli ja hinnakäär oli lõpuks jäänud 10 000 eurot ja mingil hetkel siis tuli müüjalt kiri, et kuule okei, sobib, aga et kui sa kohe raha üle kannad, et siis ma annan ära. Ja inimene oli õnnelik ja kandiski raha üle ja läks järgi. Müüja ütles, et kõik on tore, aga et millal raha kannad ja siis hakati jälgi ajama. Ehk siis see arve, mis oli saadetud müüja aadressilt ehk sisse äkitud postkastist, oli teise IBAN-i ehk siis eesti keeles kontonumbriga. Nii et see raha oli kõik läinud kuhugi ja jäljed seal ilmselt on Nigeeria ja kuhugi sinna. Ja sealt ei ole enam püüa tuult väljal. Et küll politseisse avaldused kõik asjad, aga et sealt tõenäosust tagasi saada midagi on väga väike. See nüüd on digitaalne näide, aga sul on ka üks selline näide, kus inimene füüsiliselt nägi autosid, mida tegelikult pärast ei olnudki. Jah, oli loodud Saksa pood, näiline,
esmahooga lähed võõras riigis ja pane tähele ja Saksamaal ei ole need poed ka tihti sellised nagu suured ilusad lippudega nagu meil, et ongi siuke lihtne ajutine aed, üks soojak, see on üsna tavaline seal, see on okei. Ja vaadati autosi ja lepiti kokku ja et tehke ülekanne ära ja et homme siis saate kätte ja vormistame ära ja ka mehed kandsid rahad ära ja järgmine päev läksid sinna, polnud ei soojakut ega ühtegi autot, et kõik oli kadunud. Petturid tegutsevad väga peenelt ja väga osavalt ja enam tuleb välja, et ei ole isegi mitte PIN 2 vaja, et teie raha enda kätte saada. Nimelt ühele Eesti ettevõtjale helistati väidetavalt Maksuametist ja identifitseerimise jaoks küsiti temalt PIN 1. Selle taga andis. Ja tänu sellele PIN 1-le said pätid sisse tema e-Maksuametisse. Muutsid seal deklaratsioonis numbreid, tekitati väikene ülejääk ja see kanti kiirelt juba välismaa arvele. Seega raha läinud ja seda kõike ilma PIN 2-ta. Nii et ettevaatlik tuleb olla. Pigem kõhelge, pigem kahtlustage, enne kui mingid numbrid välja annate. Ja selliste näidete elimineerimiseks ongi mõistlik ju tegelikult ajada asju näiteks teiega, kes te tunnete seda võimalikku käekirja. Jaa, see kõlab reklaami jutuna ja siinkohal võib-olla ei pea seda nii võtma, et lihtsalt jah, me oskame ja teeme. Ka meie oleme väga ettevaatlikuks muutunud ja miks me oleme ka hakanud pikemalt protsesse tegema või rohkem raha küsima, et meil kulud on kasvanud ja me käimegi koha peal vaatamas ja veendumas, et üks asi on see, et veendud, et kas see auto on korralik, kui ta on füüsiliselt olemas, aga kui sa lähed sinna kohale ja seda autot ei olegi seal, et siis on selge, et ei olegi kuhugi kanda, et kanda on, arve on olemas, aga et ei ole nagu mõistlik kanda. Et inimestel ka, et kui teil on olemas oma raha, te ei vaja liisingut, meid vajatakse reeglina siis, kui on liisingut vaja, lihtsalt teha seda taustakontrolli nii palju, kui saab ja minna füüsiliselt kohale, vaadata üle, et nii imelikult, kui see ei kõla ka siin 21. sajandil digiajastul, siis selles äris tundub, et on kiviaega tagasi minek, et lennukipilet ja rahakotti, täna küll ülekanne, aga et nii-öelda vorsti vastu.